Tšau kõigile, näitame teile täna kiirelt kahte erinevat ventilaatoriga luuki. Esimene neist on Maxfan Deluxe, mis ilmselt on üks popimaid luuki üldse matkaautodes ja kämperites ja kõigis haagistes. Ja lisaks sellele nüüd on hakatud meilt uurima ka väga palju Carbesti Vanvendi kohta ja nad oma olemuselt on päris sarnased üksteisele, aga paar erinevust on, nii et näitame ka neid. Esiteks väljast, mõõtudelt võrdlemisi samad, räägime siinkohal võib-olla ainult mõnest millimeetrist ilmselt. Et korpus väljast on sama kõrge ja tegelikult ka luugi enda kõrgus on sisuliselt sama, siin on võib-olla samuti mingisugune 5 milli kuni sent erinevust, aga suures plaanis samad. Ehk siis esimene erinevus tekib nendel luukidel siis, kui lahti keerata. Nüüd on siseosad on natukene mõjutavad siin üksteist, aga Maxfan on siis, tuleb umbes 5 cm kõrgemal lahti. Et enamus olukordades see ilmselt ei mõjuta väga midagi, aga siiski hea teada. Seestpoolt suures plaanis ka sarnased. Maxfanil siis kohe on siseosa külge monteeritud. Luuki saab siit lahti keerata ja siis avamisnupud, automaatikanupp, suunamuutmisnupp, on-off nupp. Ehk siis kõik on kohe luugi küljes, kohe ka üks erinevus, mis siis Maxfanil on. Maxfanil saab ära võtta siis seda sääsevõrku võrdlemisi lihtsalt, ehk siis kui ta läheb mõne kuuga kasutades või ta läheb tolmuseks, siis saab ta väga lihtsalt ära võtta ja puhtaks teha. Kohe näitan ka Vanvendil seda, seal see nii lihtsalt ei käi. Vanvendi puhul on siis siseosa eraldi tükk, käib ta siia peale niimoodi ja nüüd ta on eraldi tükk ja ta on oma disainilt ka vähem moodsam. Ehk siis samamoodi nupud, on-off, suuna muutmine, automaatrežiim. Sellel saab ka nüüd siis kiirust muuta luugi enda küljest ja siit siis saab teda kinni lahti keerata. Ja suurim vahe on siis lisaks välimusele on ka see, et Vanvendil on kohe sääsevõrk, on kohe ka kardin kaasas olemas. Et kui sa soovid, siis Maxfanile saab eraldi tellida ka nii-öelda kardina osa. Saab tellida ka eraldi kardina osa, sisuliselt sama, tal on ka leedid küljes, aga see on siis lihtsalt rahaliselt lisasumma. Et kui Maxfan ise maksab umbes 4 sotti raam juurde, natuke üle 4 sotti maksab Maxfan raam juurde umbes sott 20, ehk siis kogu see kompott on sinna 550 kanti, siis Vanvent koos raamiga kohe on lõppsumma umbes 350, ehk siis umbes täpselt 200 eurot vahet. Nüüd paneme neile korra voolud sappa. Nii kui voolu saavad, lähevad mõned korra kinni. Luugist on lahti. Heli, ütleme, omapärane. Aga täisvõimsusel lükkab päris korralikult õhku ringi. Infolehe järgi siis 3000 kuupi tunnis. Ja kui ta panna miinimumkiirusele, siis ta on päris vaikne. Leedid ka külgedel ja siia lähevad kahjukud ka peale, mida siin praegu peale ei ole. Lisaks on sellel luugil olemas kas pult, ka niisugune suht standardne disain ja siis siit saab samamoodi kinni lahti teda panna, kiirust muuta, kui avatud asendist on ja valgustasju ka timmida. Nüüd Maxfani puhul pannes vool sappa käitub täpselt samamoodi, esimese asjana nii kui voolu saab, läheb ta kinni. Ära on nüüd paremini näha. Ehk siis automaatselt läheb kinni, samamoodi nupust saab lahti teha. Siinkohal siis taas suht sarnased. Külje pealt saab ventika kiirust muuta, kõige vaiksemal kiirusel käib ka sarnaselt Vanvendile päris vaikselt. Põhja panna siis Maxfan suudab väidetavalt 1600 kuupmeetrit tunnis õhku liigutada, ehk siis omajagu vähem kui Vanvent.
Ja nüüd, kui paigaldusest rääkida, siis ka selle poolest on nad väga-väga sarnased, ehk siis kui ma võtan korra need sisemised raamid siit eest ära, korra kõrvale, siis mul on siin Vanwendi paigaldusraam. Maxfeni oma on juba katusel, et seda ma ei saa näidata, aga nüüd on, võibolla küll öelda, üks-ühele samad. Ainuke erinevus, mis neil on see, et Vanwendil on siia kruviaugud sisse puuritud juba, Maxfeni omadel on väiksed lohukesed, et tegelikult auku sisse puuritud ei ole, mis mulle meeldib ka rohkem, sest enamasti me ikkagi paigaldame nad ilma kruvideta, et oleks väiksem võimalus, et kuskilt vesi sisse saab. Ja siis on hea, kui neid ohukesse puuritud ei ole. Aga mõõtudelt, avasuuruselt on nad täpselt ühesugused, ehk siis Vanwendi paigaldusraam sobib väga hästi ka Maxfenile ja vastupidi, ehk siis kui sa soovid mingi hetk läheb üks luuk katki, soovid teist, siis keerad 4 kruvi lahti, tõstad uue luugi asemel, keerad 4 kruvi kinni ja sul on vahetatud. Ehk siis ta on väga universaalne. Ühesõnaga, sellised on enamjaolt vägagi sarnased, väike disaini vahe, väike võimsuse vahe, suures plaanis samad. Minule personaalselt meeldib Vanwend natuke rohkem, sest on odavam ja disaini poolest minust ilusam. Asi, mis mulle selle kõige juures kõik vähem meeldib, on siis see sama luugi avamise hääl, mis on minust ülirõve. Aga tihti seda ikka vaad. Ja ega Maxfeni hääl ka nüüd mingi mega ilus ei ole. Maxfeni poolt, kui midagi, siis minu arust on ilmselt argument, et see on turul olnud oluliselt kauem, ehk siis erinevaid väikseid vigu või aastatega välja kujunevaid probleeme on ilmselt sellel oluliselt vähem, ilmselt kõik need beebivead on nüüdseks juba eemaldatud. Aga seda näeb ilmselt siis paari aasta pärast, kui need on olnud ka juba pikemalt kasutuses. Sellised on, loodan, et video meeldis, kui tahate, et veel mingid muud asju, tehnikat võrdleks, andke märku ja ega siis muud kui tšau, pakaa ja järgmise korrani.